Tere hommikust ka minu poolt. Minu nimi on Kristo Enn ja siis räägin teile Haapsalu linna üldplaneeringust, mis tuli teha enne, kui ka mis siis lõpuks tuli välja ja milline kaardirakendus siis sellest sai. Tahab korra uuesti. Nii, räägin siis teile taustast, mis olid siis eesmärgid enne uue üldplaneeringu tegemist ja mida oli ka vaja, kuidas oli siis tehniline ülesehitus ja andmed, milline võiks olla siis kasutajakogemus ja mis praktilised tööriistad võiks siis rakenduse juures olla ja ka sellised arendusvõimalused ja ka väiksed õppetunnid. Et enne kui siis uut üldplaneeringut sai hakata tegema, siis oli tegelikult niimoodi, et Haapsalu oli siis enne haldusreformi oli siis eraldi Ridala vallast, ehk siis nad olid kaks eraldiseisvast haldusüksust ja Haapsalu linna üldplaneering oli siis 2006 aastal kehtestatud ja Ridala valla oma 2010 aasta. Ja siis 2017 nad siis läksid kokku ja haldusreformist tuli siis selline nõue, et teha kohe uus üldplaneering, aga nagunii oleks pidanud seda tegema, sest mõlemad üldplaneeringud olid suhteliselt vanad ja meie saime siis oma üldplaneeringu valmis 26. september 2024 ja siin on siis mõlemad Haapsalu kui ka siis Ridala valla endised üldplaneeringud, et selline PDF-kaart, et midagi siin klikkida ei saa ega midagi interaktiivsust pole. Et ja nüüd, kui hakati siis uut üldplaneeringut tegema, taheti siis seda teha kajastada siis digitaalselt, et oleks selline interaktiivne kaardirakendus. Selle jaoks siis muidugi tuli ka avalikkust kaasata ja teadlikkust tõsta, tehti infokorjet ja seda protsessi sai siis kogu aeg jälgida, et erinevates staadiumites. Ja muidugi ka eesmärgiks oli, et ametnik saaks siis ka sellise lihtsama tööriista, et ei pea otsima erinevate dokumentide hulgas siis infot ja vaatama erinevaid kaarte, et kõik see info oleks nagu ühes kohas. Ja siis ja muidugi ka, et oleks siis tulevikus järgmisi planeeringuid juba kergem teha, et oleks siis jätkusuutlik. Vajadused, siis olid need vajadused, mis tulevad planeerimisseadustest, ülesanded, soovitused, huvigruppidega kooskõlastamine, ministeeriumid, külaseltsid, trassivaldajad, naabervallad ja ka erinevad riigiasutused. Uuringute läbiviimine, ehk siis meil oli keskkonnamõju hindamine ja mürauuringud, menetlusprotsess ja siis lõpuks siis ka avalikustamise protsess. Et tehniline ülesehitus ja andmed. Olemasolevad andmed olid siis Haapsalu vanast üldplaneeringust olid TGN formaadis, millest siis tehti TVG ja need olid siis
praktiliselt jooned, polügoone ega midagi ei olnud, tärkandmed siis puudusid ja Ridala vallal oli siis vana MapInfo-süsteemis andmed. Ja omavalitsusele on siis, saab valida, et kas teeb üldplaneeringut ise või siis kasutab konsultaadi abi, ehk siis meie konsultaadi abi oli siis Skepast ja Puhkim. Ja esialgne andmemudel ja struktuur tuli siis nende poolt. Ja ka andmed olid nende serveris. Siis üldplaneeringuga nendega nagu leping sai läbi ja otsustati, et tehakse siis oma server ja majutatakse need andmed oma andmebaasi, ehk siis see läks siis PostgreSQL andmebaasi. Andmete sidumine kihtidega, ehk siis kõik kihid, mida te seal näete, et need oleks seotud mingisuguse infoga, et oleks kergem, näiteks ka siis üldplaneeringu seletuskirjaga seotud. Leppemärgid oli ka kõva väljakutse, sest neid praktiliselt nagu ei olnud. Need tuli ise luua, läbi mõelda, millised sobivad, mis värvi ja üldse milliseid värve kasutada selle kaardirakenduses. Keeruliseks tegi ka siis, et kuna see tööprotsess on väga mahukas, et seal olid siis pidavad muudatused, ehk siis kui kuskil mingi muudatus tuli, siis pidi kiiresti nagu reageerima ja siis rakendust kogu aeg täiendama. Ja esialgne versioon oli siis Web App Builderis. Ja see läks siis sealt edasi üks selline abistav lisarakendus StoryMap ja siis lõpprakendus on siis Experience Builderis. Ja kasutajakogemus on siis selline, et võiks olla siis vajalik info kiiresti kätte saada. Oleks selline loogiliselt ehitatud struktuur, ta oleks selge ja loetav. Ja väga suureks abiks on ka, ma pärast näitan seda, et need teemakaardid seal, et saab siis klikkida erinevaid teemakaarte ja ta siis automaatselt lülitab mittevajalikud kihid sealt välja. Ja pop-upid, mis annavad sulle kohe infot. Ja siis ma näitakski teile StoryMap'i, et kuna Haapsalu on selline mereäärne linn, et siis oligi seal ehituskeeluvööndi suur väljakutse. Ja otsustati siis teha Keskkonnaametile selline hea rakendus, kuidas presenteerida, kus kohas ehituskeeluvööndit soovime siis vähendada. Et siin on siis kirjeldav tekst ja kui allapoolele kerime, siin siis lööb kaart ja meil oli neid ettepanekuid siin pea 50. Et ma arvan, et see on väga suurepärane viis, kuidas neid siis esitleda. Ehk siis siin ongi siis välja toodud, kus vähendada, kirjeldus. Mõndadel on ka siis siin pandud juurde ka mis on seal kehtiv detailplaneering. Ehk siis väga hea viis, kuidas andmeid esitleda. Ja ma näitan ka siit korra kiiresti seda esialgset versiooni, mis oli siis Web App Builderis. Et ei olnud nagu, selles suhtes teeb oma töö ära, aga muidugi Experience Builderis sai juba siis palju rohkem seda täiustada. Ja siis näitan ka teile siis seda lõpprakendust. Et see on nüüd tehtud siis Experience Builderis.
Kui me hakkame siit vasakult või siit nurgast minema, siis on meil siin eraldi välja toodud planeeringudokumendid, seletuskiri, lisad, joonised, kõik, et siia klikid ja ta viib sind sinna õigesse kohta. Meil on kihid, on avalikud, et kõik saavad neid alla laadida. Meie teemad olid siis maakasutuse ehitustingimused, väärtuslikud alad ja piirangud ja tehniline taristu. Kihid on siis siin, kihte on vist kuskil 100 ringis, et kuigi neid saab siis hiljem sealt vaadata. Siis on ka sellised lihtsad tööriistad, mis igal kaardirakendusel võiks olla, et saab siin vahemaad mõõta, siis on siin legend, kus on siis kõik need leppemärgid. Saab teha joonistada. Muidugi saab ka siis välja printida mingit kohta, mis sind huvitab. Ja siin on siis väga paljud, mõned on siis uurinud selle, kuidas need temaatilised kaardid siia on pandud, ehk see on siis Experience Builderis üks järjekorra tööriist põhiliselt. Ja siin on siis, kui vajutad, siis on kogu planeering, kehtestatud lahendus, mis siis ainult need, mida siis nagu meie siis tegelisime. Et siin, kui te näete, see on ka infokihid siin. Et need on lihtsalt infoks ja neid meie ei teinud. Väärtuslikud alad ja piirangud. Praktiliselt kõik teemad on siis eraldi ka kohe kaardil kajastatav. Arendusvõimalused ja õppetunnid, et kuna sellist asja tehti esimest korda, siis andmetega kaasnesid vektorandmete probleemid, et nagu polügoonid või siis sellised asjad nagu ei jooksnud kokku omavahel, et väga palju asju pidi ka siis maakonna planeeringust nagu üle tooma ja kui panna need siis väiksema kaardi peale, siis mingi ala võib seal olla kordades suurem, kui ta nagu väikse kaardi peal võiks olla. Oleks siis mingites kohtades olnud võib-olla attribute rules'ide või selliste reeglite kasutamine, et ma arvan, et see oli ka selles mõttes oli keeruline, et kuna see protsess on nagu mahukas ja väga palju nagu aega võib-olla ei ole niimoodi välja mõelda ka asju, et see oli ka siis võib-olla selline, et võib-olla nüüd, kui hakata uuesti tegema, siis nagu teha selgeks. Ja võib-olla arenguruumi oleks selles, et ta võiks olla natukene meil kiirem ja võib-olla sujuvam, et mõndades arvutites ta jookseb nagu natukene paremini ja mõndades nagu läheb aega. Ja siis võiksid olla näiteks planeerijad on soovinud mõned kihid näiteks juures, et oleks näiteks detailplaneeringute kiht seal juures veel ja ka näiteks Maa- ja Ruumiameti kitsenduste kihid, et sellised arendusvõimalused siis. Ja võtan siis siin, tahaks tänada siis neid, kes seda rasket tööd tegid, et aselinnapea Helen Rammu ja siis selle rakenduse on teinud endine KIS-i spetsialist Peep Aedir. Et suured tänud ka Alfa KIS-ile, kes siis eelmine aasta meid nomineeris, et olime väga positiivselt üllatunud majas, et suur aitäh teile! Suur tänu!